Kalmer, sa ütlesid, et taas on Põlvas rohkem omi mehi, kelle peale mängida. Et kust see mõte üldse tuli, et nii-öelda taas sellist Põlva poistest meeskonda kokku panna? No, eks ta ikkagi tekib, ega need mõtted ei teki niiviisi üle ja eks need mõtted vastavalt võimalustele tekivad, et kui ühel hetkel olime mingid teatud positsioonidega hädas ja meil oli vaja neid mängijaid tuua, et konkurentsis püsida, mujalt omi ei olnud võtta, siis mitme aasta möödudes on olukorrad muutunud ja me oleme nagu need positsioonid nagu joonemängija ja ka keskmängija kohad oleme nagu suutnud ise nagu oma kasvandikega ära täita. No, täna on meil jätkuvalt väga suur probleem parem sisemisega, et vasakukäelisi mängijaid ei ole ja täna täidab seda põhimõtteliselt välismängija ainuke siis Pavel Turaev, kes on küll paremakäeline. Loomulikult on tal seal ka teine mees, on siis kohalik Henri Hiiend, aga vaikselt liigume ja vaatame, mismoodi siis meil ka see hooaeg nagu lõplikult nende mängijate koha pealt minema hakkab ja kuidas ka järgmine hooaeg tuleb. Kas Turaev on juba päris ära kodustatud? Kui palju ta eesti keelt oskab? Ei, ta ei ole kodustatud ja ta ei ole üldse hea eesti keele õppija ja talle ei olegi üldse selliseid kavatsusi, et Eestisse jääda, et mitte ilmselt, vaid ma arvan, et päris kindlalt on see tema viimane hooaeg siinses sarjas ja ma võin ka tean natuke, et teda see kohalik Peterburi meeskond ikkagi peale seda 4. aastat ootab tagasi, et tema tase peaks vastama sellele Venemaa meistri või superliigale. Kui palju Mait Patrail sinu võistkonda vaatamas käib ja nõu andmas käib, et tema on meil selline ikkagi Euroopasse välja kasvanud tähtmängija sinu käe alt, et kui palju ta jätkuvalt sinu poisse käib ergutamas? No, päris ausalt öeldes siis viimane aasta ei olegi teda enam nagu saalis näinud, ega ei ole ka väga palju teda Põlvas kohanud, et eks tema elutempo on selline, et ma olen temaga sellel eelmisel hooajal kohtunud 2 korda, et ühe korra oli siis, kui Eesti mängis Bosniaga kodus, see oli siis varasügisel, meie jutuajamine vestlus pool tundi põgusalt ja teist korda ma nägin teda juunikuus ja see oli tõesti ainult selline 5-minutiline kohtumine ja olen mina ära olnud, on tema ära olnud ja ega ta ikkagi väga vähe sellisel regulaarhooajal Põlvas nagu viibib, et ei ole nagu märganud, aga küll ma mäletan mõned hooajad tagasi, kui neil olid seal mingid puhkuse momendid, siis võis Mait ikka mitmelgi Eesti meistrivõistluste või siis Balti liiga mängul ikkagi aasta jooksul näha. Aga ju on mehel omad tegemised ja elu läheb oma rada. Aitäh!